me oleme sattunud siia keelekorralduse plokki, aga tegelikult meist keegi keelekorraldusega otseselt ei tegele peale Liidia. Ja see, milline keelekasutus eestlasi häirib, tegelikult suuresti tõukus sellest, et siis mitte ainult Molière'i näidendites, aga ka igal pool ühismeedias kohtab päris sageli selliseid postitusi, sõnavõtte, kus sa näed, et inimene on nagu selgelt kuidagi häiritud mingisugusest keelekasutusest ja need nähtused varieeruvad ortograafiast, morfoloogiani, sealt edasi väljendusoskuseni, et sa ei kunagi tea, kuni selleni välja, et on lihtsalt mingisugune üks sõna, mis sellele ühele inimesele kohutavalt närvidele käib. Ja sellepärast me tahtsimegi teada, et mis asjad need siis tegelikult on, et kui me palume inimestel öelda, mitte et nad lihtsalt ise mõtlevad, nüüd kuulsin seda sõna, hullutab närvi, postitan. Et kui me palume neile öelda, et mis teid tegelikult siis ärritab, et mida nad siis ütlevad. Ja tegelikult praktilisem eesmärk on koguda siis sisendid katsete jaoks, kus me uurime varieeruvate keelenähtuste töötlemist teksti lugemisel, et kas siis varieerumine tekitab lugemisel mingisuguseid probleeme. Et kui sa näed näiteks mingit vormi, mis sulle ei meeldi või mis sa tead täpselt nagu Margika enne rääkis, et sa tead, et sellega on midagi või ka Tiina, et sa tead, sellega oli midagi, sa täpselt ei mäleta, mis sellega oli, et kas see takistab sul lugemist või tegelikult mitte. Ja samamoodi siis nende nähtustega seotud keelehoiakud, et selle uurimuse, see pisikese uurimuse me tegelikult tegime selleks, et lihtsalt saada sisendid. Ei ole esimene selline uurimus, siin on küll varasemaid uurimusi mitmuses, aga toome välja ainult ühe hiljutisema, kus siis Mailis Saul on oma bakalaureuse töö käigus teinud intervjuusid noorte lõunaeestlastega ja kaardistanud ka seal suhtluse häirivaid asjaolusid. Ja ta on jaganud need asjad, mida seal mainiti, ta valim oli üsna väike, seal oli kas 10 intervjuud korraga 2 inimesega. Ja need nähtused jagunesid tal siis sõnavara, morfoloogia, semantika, stiili, väljendusoskuse ja sellise metatasandi vahel. Nüüd meie küsitlus, me viisime selle, korraldasime selle veebis selle aasta märtsis ja veebruaris. Jagasime seda põhiliselt sotsiaalmeediakanalites, ehk siis ta on mugavusvalim ilmselgelt, et see ei pidanud olema selline päris katse. Ja tahtsime siis lihtsalt teada, et inimesed nimetaksid neid asju, mida nad sageli märkavad ja tähele panevad. Ja me üritasime seda sõnastust hoida võimalikult neutraalsena, et me ei küsi kohe, et mis siin närvi ajab, vaid et mida sa tähele paned ja mida sa märkad. Ja ühtlasi, et kui sa siis midagi nimetad, et ütle ka, et kas see häirib sind või see ei häiri sind. Ja selline siis oli see vorm ja nad said nimetada siis kuni 10 nähtust. Tausta kohta üritasime küsida võimalikult vähe, et mitte teha sellest katset koos igasuguste võimalike eetikaprobleemidega. Nii et küsisime vanust, sugu, kõrgeimat omandatud haridustaset ja ka seda siis, et kas nad enda hinnangul teevad sellist tööd, mis eeldab tekstide kirjutamist, tööd tekstidega. Muidugi, sellest räägin hiljem siis. Ja hüpoteesid olid sellised väga lihtsakesed, et me eeldasime, et kui kästakse mingeid keelenähtusi loetleda, et siis esilduvad eeskätt need, mida on kuskil koolis õpitud või hästi palju siis justkui normitud. Ja samuti, et ehkki me jätame võimaluse nimetada ka nähtusi, mida sa märkad, aga mis sind ei häiri, et siis rohkem nimetatakse selliseid asju, mis tugevalt häirivad. Saime 253 vastajat, muidugi enamik neist naised, kõrgharitud ja natukene rohkem oli neid, kes siis enda hinnangul ei tööta tekstidega või ei tee keelega tööd. Muidugi nende hulgas, kes leidsid, et jah, nende töö on seotud tekstidega, oli ka väga palju erinevaid inimesi. Need ei olnud ainult keeletoimetajad või õpetajad, aga seal oli ka poemüüjad, kes teevad mingisuguseid silte näiteks või õppejõud, kes ütlevad, et need teevad slaide või inimesed, kes peavad palju meile kirjutama, et siis nemad ka leidsid sageli, et nende töö on seotud keelega. Ja vanuseliselt on meil selline üsna ilus normaaljaotus. Keskmine vastajate vanus oli siis umbes 46 aastat. Nii.
tavaliselt nimetati siis 3-4 nähtust või siis kasutati ära kõik 10 varianti, et mõned olid väga pühendunud. Siis ehkki me küsisime ainult kuni 10, meil on siin ka 11, 12, 13, 14, sellepärast et meie hinnangul mõne nähtuse all oli tegelikult kokku pandud erinevaid asju, nii et sealt tuli natukene rohkem. Ja nagu arvasime, siis kõige rohkem nimetati nähtusid, mida hinnati siis häirivaks. Me ei leidnud, et see häirivuse hinnang korreleeruks kuidagi vastaja soo, hariduse või sellega, mis tööd ta teeb. Küll aga tuli välja korrelatsioon vanusega. Ehk siis mida vanem inimene, seda kõrgemad häirimise hinnangud. Nii. Ja siis me üritasime neid vastuseid kuidagi klassifitseerida, jagada mingitesse gruppidesse. Ja siin kirjalikuks said märgitud need, kus siis kas vastaja ise ütles, et ta märkas seda, kuna me küsisime küsimustikus ka, et ütle ka, et kus või kelle puhul sa seda märkad. Et kus siis vastaja ise ütles, et ma märkan seda kirjalikus keeles, tekstides, või siis ta ütles, et ma märkan seda suulises keeles. Ja muidugi sellised asjad nagu ortograafia, mis ei saa olla suuline, panime ka kirjalikku, selline asi, mis on hääldus, mis ei saa olla kirjalik, enamasti panime siis suulise alla või intonatsioon näiteks. Ja need, kus nad ei täpsustanud või nad ütlesid, et märkan igal pool kogu aeg, need said siis suuline ja kirjalik. Kõige rohkem, võib-olla mitte üllatavalt, nimetatakse siis sõnavara tasandi nähtusi. Teiseks ortograafiat ja kõik ülejäänud keelenähtused on seal siis järjekorras tükk maad allpool. Et näiteks syntaksit, väljendusoskust mainiti üsna vähe, mis on tegelikult võib-olla need asjad, mis takistavad kõige rohkem arusaamist sageli, aga just, et see sõnavara ja ortograafia esildusid väga tugevalt. Ja sõnavara siis pigem seostus vastajatele nagu suulise keelega, väljendusoskus ja süntaks rohkem kirjaliku keelega, et kas laused on pikad, segased, arusaamatud. Ja morfoloogia ja semantika puhul ei olnud erisust, et see oli nii suuline ja kirjalik. Hinnangutest juba nägime seda, et siis hinnati suhteliselt kõrgelt kõike häirivaks. Keskmised hinnangud on siin nende kollaste K-dega. Üks asi, mis jääb silma, on see, et hääldust hinnatakse siis vähem häirivaks. Et kui on mingisugused hääldusnähtused, siis neid märgatakse, aga need ei häiri nii väga kui kõik ülejäänud keeletasandid. Ootan, kuni Kaidi pildi ära teeb. Ja nüüd ma siis kiiresti, võib-olla mitte nii kiiresti, mul on 10 minutit, 11, 12 minutit aega, käin siis läbi kõik need keeletasandid ja toon mingisuguseid näiteid, et mismoodi me siis neid vabateksti vastuseid proovisime seal kuidagi grupeerida ja liigitada. Sõnavara puhul, mis oli siis üldse kõige sagedasem vastuste grupp, sagedam, nimetati siis palju just võõrkeelsed sõnad ja väljendid ja see hõlmas siis nii võõrkeelsete sõnade kasutamist kui nende mugandamist. Et eriti ei tahetud seda näha. Siis ka selliseid mittestandardseid eestikeelseid sõnakujusid ja väljendeid, millest osa seostati siis ka murretega, näiteks türk ja kuna ja kodimaa, aga osa jällegi mitte. Et näiteks seesama ülesse, pliita või pluuse, millel ka on murdeline levik tegelikult, et seda murretega ei seostatud, seda peeti pigem siis lihtsalt ebastandardseks. Ja samamoodi siis näiteks igasugused lühendamised, võiku ja tõuks või purks ja enekas ja loomulikult roppused, mis siis ka häirisid. Diskursuspartiklid ja diskursusmarkerid, neid nimetati, toortõlked tulid sõnavara ja sõnavara alla lähevad siis ka väljendid. Et päeva lõpuks see teema on laual, tulid sealt siis ülekaalukalt esile, mis siis inimesi häirivad. Oli palju üksiksõnu ja väljendeid, näiteks kellelegi ei meeldi, kui kirja lõpus öeldakse päikest või et kogu aeg öeldakse nägemist. Et see ei meeldi. Asi sõna ei meeldi, sest et see on liiga ebamäärane. Kellelegi ei meeldinud moel või teisel või
ma ei tea, või ses suhtes, et selliseid individuaalseid asju, mis kedagi närvi ajavad, et selliseid asju on päris palju. Või noh, mitte väga palju, et kui meil on see 50 arv, sellest ütleme 40 korda mainiti. Võõrsõnu nimetati, täidetud pausid, uudissõnad, tõlkevead siis eelkõige masintõlkelistes tekstides, mis neile ei meeldinud, et näiteks toodi näide, et tal hakkasid jalad külmetama, mis siis inglise keeles oleks she got cold feet, et mis ei tähenda sedasama asja. Ja siis jällegi kellelegi ei meeldi, kui kasutatakse mingisugust kujundlikku keelt, eriti spordiuudistes, et kogu aeg öeldakse, et trampisid vastased mutta, et seda on nagu liiga palju. Siis sageduselt teine klass, ortograafia, loomulikult toodi kirjavahemärkide kasutamist esile ja no see põhisüüdlane seal on koma, et komasid ei panda üldse või kui pannakse, siis pannakse valesse kohta. Ja natukene tulid sealt välja ka siis kellaajad, et kellaaegades kasutatakse koolonit, aga mitte punkti. Õigekirjavead ei meeldinud. Ja siis selline, mille me liigitasime praegu siis häälduspärase kirjaviisi alla, kus kirjutatakse nii, nagu kuuldakse või nagu öeldakse. Et potentsiaalne pankrott, kas algoritm, ma ei tea, kas päriselt läheb siia alla, aga variant, puent, pooti, pensionäär, aitäh, igasugused matta lõpud, neid siis nimetati palju. Kokku-lahku kirjutamine, et ei meeldi, et liitsõnu kirjutatakse lahku ja ei meeldi, et liitsõnu kirjutatakse kokku. Eeskätt siis, kui nad on mingisugused ajamäärsõnad, nagu siis veel kord kogu aeg. Ajamäärused, vabandust. Suur- ja väiketähed, nende kasutamine, põhiliselt siis suured väiksed algustähed, aga ka üldse mõnele inimesele ei meeldinud, kui üldse kasutatakse suuri tähti. Ja kellelegi jällegi ei meeldinud, et teie ja sina on väikse tähega, kellelegi ei meeldinud, et teie ja sina on suure tähega. Et inimeste arvamused on erinevad. Lühendeid toodi välja, mis puudutavad siis põhiliselt igasugust ühismeediakeelt ja muud lühisuhtluskeelt. Trükivigu, kus siis inimene teeb kas kogemata vea või ta tõesti ei tea, et näiteks kui sa trükid, mitte ei kirjuta käsitsi, et siis tühiku paned sinna ilusti kirjavahemärgi järele, mitte ette. Arvude kirjutamine oli ka üks klass, mis välja tuli, et inimesi justkui ajab segadusse, et mida see punkt arvu järel ikkagi teeb. Siis morfoloogias põhiliselt domineeris siis see, mida me nimetame siin kääntüübi vahelduseks ehk igasugused rööpvormid, muud tüübi vaheldused, muud tüübi muutused. Need siis lähevad siia kääntüübi vahelduse alla. Mitmuse partitiiv sai siin kõvasti mainimist. Näiteks ei meeldinud see, et mitmuse osastava vokaal mitmust ei kasutata. Et seal on lehmasid, koerasid, kassisid, heinasid kogu aeg, aga mitte lehmi, koeri, kasse, heinu. Või et kui kasutatakse, et siis seal siit lõpus ei ole seda D-tähte. Et on majasi, kellasi, pangesi, emasi. Ei meeldinud siin, et on kohanimedes need lühikesed vormid, näiteks Eesti, Norra, Tartu, ka kontori, mis ei ole. Seal oli natukene lõpuvaheldust, musterit, nüridat, mõrudat. Et igasugu asju toodi välja. Tegelikult palju neid asju, mida me siit küsitlusest kätte saime, selles hommikuses blokis ka mainiti, mis oli selline üsna tore sild. Kihiliite asukohta toodi välja ja pöördtüübi vaheldusest seda nagu nimetati vähem, põhiliselt kahte tüüpi sõnad, siis kas need töötanud ja taudelda või lõppeb ja sattub, et miks kahte moodi kirjutatakse. Mittestandardsed vormid, mida ei oska nagu teistmoodi väga nimetada, näiteks kui sul kaob muretes ära, või ütleme siis lõunaeestlaste kõnes ära see impersonali tunnus, ei teha, mitte ei tehta, valed käändelõpud nimedes, sõnamoodustuses koheselt väga kaunisti ja ei meeldi ka mõnele inimesele see, kui meil on sellised vanad ajaloolised vormid nagu kodu, et üks latiivi vorm
on kasutusel, mitte koju, mis on tegelikult teine latiivivorm. Või jala, mitte jalgsi. Et sellised vanad käändelõpud. Ja kellelegi ei meeldi, et ülivõrret kasutatakse liiga palju. Semantika puhul, muidugi neid keeletasandid ei ole väga lihtne eristada, eks ole, et morfoloogia ja hääldus on näiteks väga tihedalt seotud omakorda ortograafiaga, et kui sul muutub muud tüüp, tõenäoliselt muutub välde või vastupidi. Ja samamoodi semantikat ja sõnavara ei ole väga lihtne lahus hoida, aga me vaatasime, et kui nad ise mainisid midagi tähenduse kohta, et siis me panime selle pigem siia semantika alla. Ja mittestandardne tähendus, see klass koondab selliseid vanu tuttavaid, õieti järgi vahest peale tänu, osavõtlik, siis tähenduste mittetundmine segab ja samamoodi siis uued tähendused sellistele sõnadele, mis meil juba on olemas, millel on mingi tähendus, aga et siis näiteks inglise keele mõjul tekib neile järsku mingisugune uus tähendus, ehk siis tekib rohkem polüseemiat. Kujundlik keel, jällegi teisest aspektist, et võid kasutada küll, aga mitte valesti, et kasuta siis tea, mis selle tähendus on. Hääldus, mida mainiti tegelikult vähem, et see skaala on siin, eks ole, 15 mainimiskorda ja need kõik kokku annavad siis 100%. Seal jaotusid nad üsna ühtlaselt, igasugune fonoloogiline redutseerumine või häälikute kadu, mis siis segab häälduse puhul just suulises kõnes, mitte kirjas, või ei sega, vaid mida mainiti. See sama esimese silbi rõhutamine, rõhumärk on küll vales kohas, aga protsent näiteks või nimedes, et infortar või infortar, IKEA või IGEA, mida toodi välja. Välted ei meeldi, kui on räimed soo ja piiga või Ukraina, tõrva, taimed, pilved. Intonatsiooni toodi välja, ma ei tea täpselt, et mis on see rootsi keele intonatsioon, mida eestlaste kõnes märgatakse, aga jällegi võib-olla see on mingisuguse murde taustaga, lihtsalt mainija või vastaja ei maininud seda. Palatalisatsioon, selline tore asi, kellelegi ei meeldinud, et on pluss, või ei meeldinud, aga et ma märkan, et on imelik, siis keegi teine ütles jälle, et hullult imelik on, et öeldakse pluss, aga et samas on ju buss ja suss, et miks. Ja siis siin on veel igasuguseid asju, et on ka mingi selline hüperkorrektsus, et inimesed hääldavad müüa ja süüa või riisipere, ehkki see tegelik hääldus on natukene teistsugune. Ja jällegi keegi toob välja, et panen tähele, et öeldakse kohv ja ahv. Ja siis keegi teine ütleb, et panen tähele, et nii imelik on, et öeldakse heliliselt kohv ja ahv. et inimesed on erinevad. Syntaksid mainiti suhteliselt vähe. Siit kappan üle. Võin pärast näidata pikemalt, kui keegi tahab. Ja siis igasugune muu, mida me ei osanud nagu ühe konkreetse keeletasandiga siduda. Emotikonide kasutus võiks põhimõtteliselt minna, ma ei tea, kas sõnavara või ortograafia alla. Aga siis ka mingi ühtse standardi ihalus, lohakas keelekasutus, ka keelekasutuse kallal norimine, see, et tekstid ei ole toimetatud ja siis toodi välja ka näiteks murdekeelte elustamine, mis ei häirinud ja murdekeelte hääbumine, mis häiris. Ja siis, kuna me ka küsisime, et kelle keelekasutusest te neid asju märkate, siis me panime nüüd siia ühele graafikule kokku siis selle keeletasandi, siis hinnangu, et kui palju häirib, see on see roosa tekst, ja siis sinisega, et kelle keelekasutuses see asi silma hakkab. Nii et need asjad, mis on ruumiliselt üksteisele lähemal, esinevad siis sagedamini vastustes koos, need, mis on kaugemal, esinevad harvem koos ja need, mis on siin keskel, on siis põhiliselt need, mida hästi sageli mainiti. Näiteks hästi sageli anti hinnang 5 ja 4, see häirib, mind häirib sõnavara, morfoloogia, natuke semantika, üldiselt siin on sõna kõik, et igal pool ja kogu aeg häirib, aga kes pihta said ka palju, olid noored loomulikult ja ajakirjanikud. Ajakirjanike all siis nii kirjutavad ajakirjanikud kui igasugused tele- ja raadio ajakirjanikud. Ortograafia seostub siis pigem
selle ühismeedia keelega, mis on sageli toimetamata, lühendatud. See häirib natuke, mitte nii palju. Ja siis võib-olla rõõm sellest, et hääldus, mida seostatakse ka murdekõnelejatega, ise hääldan mingit asja teistmoodi, peresugulased, sõbrad, tuttavad, et see lähiring ka ei häiri nende hääldus nii palju. Nii. Ja kokkuvõtteks siis juba sai öeldud 253 vastajat, 1159 nähtust. Tõesti enim nimetati nähtusi, mis tugevalt häirivad. Vanemad inimesed hindasid nähtusi rohkem häirivaks. Kõige enam nimetati sõnavara tasandi nähtusi ja ortograafiaga nähtusi, ehk siis ortograafiaga seotud nähtusi, ehk siis neid asju, millele tõenäoliselt koolitundides on rohkem tähelepanu pööratud. Et kui küsida, ütle, mis sind segab, siis esimesena tuleb meelde, et mis ma õppisin. Hääldusega seotud nähtusi hinnati vähem häirivaks, aga samas häirib, et kui see suuline kõne siis trügib kuidagi kirjapilt ja saab siis osa ortograafiast või morfoloogiast. Enim süüdistati noori ja ajakirjanikke sellises häirivas keelekasutuses. Ja mis on võib-olla rõõmustav, on see, et neid piirkonna keeli pannakse küll tähele, aga see üldjuhul vastajaid ei häiri. Aga siin on see aga, et seda juhul, kui nad teadvustavad seda, et see asi, mida ma nüüd nimetan, on seotud murretega. Kui nad ei tea seda, siis see häirib neid. Nii, rohkem mul ei ole ühtegi slaidi. Nii. Aitäh häirivalt põhjaliku ja kadedaks tegevalt põhjaliku töö eest, mis te olete teinud. Et ma kohe küsin saalist ka, aga ma kasutan nüüd juhust, et ma siin niimoodi olen ja küsin siis ise, et kõigepealt võib-olla kommentaar, et see, et sõnavara asjad häirisid kõige rohkem, oli kindlasti ootuspärane, eks. Ja siis ka see, et oli minu jaoks ootuspärane, et võõrsõna asjad häirisid kõige rohkem. Kõigepealt see, et kasutatakse võõrsõnu ja siis teiseks see, et seal tehakse vigu. Et see on ka natuke selline paradoksaalne asi. Aga huvitavaks tegelikult teada, et mida inimesed nende võõrsõnade või häirivate võõrsõnade all mõtlevad. Et kindlasti, ma olen ise mõelnud, et kindlasti ei mõelda ju, ma ei tea, sõna doktor või meditsiin või banaan, kui häirivad sõna. Kuigi ma nägin seal sõna föön, mis häiris. Kas ma nägin õigesti? Nägid õigesti, aga see ei läinud võõrsõnade alla, vaid see oli, et föön tähenduses telefon minu meelest. Ehk siis ei meeldi selline lõbus keelekasutus, et öeldakse telepurk, mitte televiisor või föön, mitte telefon. Jaa, et mulle meenub ka üks aasta lõpu selline küsitlus, mida siis see paha ajakirjanik tegi siis, käis tänaval ringi, küsis, et mis te siis uuelt aastat ootate. Ja 2 inimest, seal üldse kokku oli niimoodi 5-6 inimest ja 2 inimest ütlesid, et nad ootaksid, et võõrsõnu kasutataks vähem. Et võõrsõnu on nii tohutult palju keelde tulnud ja siis ma hakkasin mõtlema, et ilmselt nad ikkagi mõtlevad nende pahade võõrsõnade all mingisuguseid nagu mingid krutsiaalne või indikeerima või mingid selliseid sõnu ikka või kreatiivne, mis ei ole nagu hästi arusaadavad või mingid selliseid. Nii, aga jah, saalist, palun. Sirli? Aga nüüd enam ei mäleta, mis sakis see oli, aga et häirib hoid ja keel ja ma ei tea, kätu ja ninnu, nännu ja nii edasi. Mis kontekstis või mis nad juurde kommenteerisid? Täiskasvanute kõnes omavahel, mitte lastega. Jah. See oli lihtsalt silti vaja ja me panime selle nimeks hoid ja keel. Mul ei ole küsimus, mul on nagu rohkem märkus. Mulle jäi silma see tõusev intonatsioon lause lõpus. Kas see või olla inglise keele mõju? Inglise keeles on upstalk, upspeak, high rising terminal. Ja on. Ma kahtlustan, et see võib olla sealt meil nendest seriaalidest tulnud, kus noored naised kogu aeg niimoodi räägivad, isegi siis, kui ei ole küsimus. Ja, seda toodi välja kui inglise keelega seotud mõju enamasti. Paaril korral nimetati ka niisama. Nii, Aili. Mul on üks küsimus korra veel. Las Sirli küsib ära ja siis saada palun mikker siin. Põhiliselt te ikkagi küsisite, eks ju, vastata said need, keda miski häirib. Et kas te nägite
ka oma vastajate andmestiku hulgas seda, et kui palju teid avanud ja need mingid esimesed nagu andmed ära täitnud ja siis kinni pannud ja kas võib oletada, et need on need, keda miski ei häiri? ei, seda ei või oletada. Ma arvan, et mis neid hirmutas, oli see, et nad nägid neid tühje kaste ja nad ei saanud lihtsalt klõpsata, et mind häirib see. Seda me nägime küll, et umbes 1000 inimest tegid selle lahti, aga siis ainult 253 lõpetasid. Aga jah, ma arvan, et see ei tulnud sellest, et nad jõudsid järsku tõdemusele, et oot, aga mind ei häirigi mitte miski. Mind hämmastab natukese see, et üleüldiselt miski asi ei saa ju justkui häirida. Mind ei häiri mitte miski, mida inimesed omavahel räägivad. Mitte miski ei häiri. Aga kui see on ametlik situatsioon, kui see on uudistesaade, kui see on väliskommentaar, siis häirib mind seal nii mõnigi sõna. Et ei saa häirida mitte miski üleüldiselt või. Aga sellepärast me küsisime, et kus ja kelle keelekasutuses, et me ei eeldanudki, et kui nad ise vastasid, et kõikjal igal pool, et sellisel juhul see oli kõikjal igal pool ja me eeldasime, et ju siis üldiselt. Kas tõesti nii sallimatud? Jah, ei tea isegi, kas sallimatud, aga ilmselt sa märkad seda kõikjal igal pool ja keegi käsib sul siis öelda, et kus sa märkad, sellest ei oska öelda. Ma ei tea täpselt, et ilmselt kõik ei räägi nii, aga ma ei oska sulle nimetada praegu seda konkreetset konteksti. Ja üks küsimus veel, et kas inimesed ikkagi saavad aru, mis on võõrsõna ja mis on võõrkeelne sõna ehk tsitaatsõna. Et mulle tundub, et tihtilugu, kui nüüd sealt tänavaküsitlus ja küsitakse võõrsõnad või nad räägivad võõrsõnadest, siis nad tegelikult võib-olla mõtlevad võõrkeelseid sõnu, mitte seda ei tea, võõrsõnu. et mis nad mõtlevad, et eks me ise pidime ka neid kategooriaid leiutama nende vastuste põhjal, mis nad andsid, et ega nemad ei öelnud ka, et mind häirib, ma ei tea, syntaksis see konstruktsioon. Et see on ikkagi see, mida meie pidime analüüsidest tuletama. Ja loomulikult see on alles esimene ring märgendamist, et neid kategooriaid võib tõsta seal ühele ja teisele poole. Et tegelikult need piirid ei ole üldse väga aredad seal. Ja Margit, palun. Ma lihtsalt tuli selline mõte, et kui teeks vastupidise küsitluse, et mis teile eesti keeles meeldib, et kas siis tuleksid kõik nende samade asjade antipoodid välja või tuleks ka näiteks loomingulisus keeles välja või sünonüümide rohkus äkki või noh, et ei tea, mis siis välja tuleks. Ilmselt ilus eesti keel, meeldivad sõnad, see öö on hästi ilus. Me kaalusime seda, et me paneme selle skaala nagu teise otsa ka, et sa saadki hinnata, et mulle väga meeldib või mind väga häirib, aga samas me kartsime, et see natukene ajab neid andmeid segasemaks, et nad ise satuvad äkki segadusse, et mida ma siis nimetan. Ja et mis me sellega pärast edasi teeme, et kui meie eesmärk on vaadata, et kas see varieerumine kuidagi segab lugemisele, et siis me tegelikult tahaksimegi rohkem saada kätte neid, mis pigem segavad enda meelest. Nii, aga aitäh, et järgmiseks on meil kavas siis kohvipaus.